vastu ja alati hakkab olema selle vastu. Kallid kolleegid, nagu teisedki Hansalinnad kauples mu kodulinn Pärnu keskajal Venemaa, Saksamaa ja Põhjamaadega. Iga kaupmees pidi oskama 4 kohalikku keelt. Nõustun käesolevat raportit läbiva mõttega. Eurooplased peaksid oskama lisaks emakeelele veel 2 keelt. Keeleoskus kiirendas oluliselt eestlaste taassulandumist Euroopasse peale Nõukogude okupatsiooni. Oskus üksteise keelt ja kultuuri mõista aitab Euroopa kokkukuuluvustundel ületada probleemid, mida tekitavad Euroopa Liidu laienemine ning sisseränne. Eesti rahval on ütlemine, kui palju keeli, nii palju elusid. Euroopa Liidus elavad paljud mitut elu. Teistesse liikmesriikidesse minnakse nii ajutiselt tööle kui alaliselt elama. Paljude liikmesriikide olulised rahvusvähemused on koha sisse võtnud Teise maailmasõja järgsest ülesehitusperioodist. Minu emakeel on üks Euroopa keeltest, mida räägib 1 miljon inimest. Raport rõhutab, väikesi keeli tuleb kaitsta. Lisan, et kaitsta mitte ainult Euroopa Liidu suurte keelte eest, vaid ka Euroopa väliste suurkeelte eest. Mõtlen vene keelt. Pakkudes lisaks keeleõppele ka motivatsiooni õppida, leevendaksime probleeme, millest 2. ja 3. põlvkonna sisserändajad Saksamaal, Prantsusmaal ja Balti riikides on väga selgelt märku andnud. Nad on kaugel oma sünnimaast, samas ei saa nad kehva keeleoskuse tõttu piisavalt osa uue kodumaa kultuurist ja elust. Kulukad jõupingutused võimaldamaks asjaajamist Euroopa välistes suurkeeltes on sellistes oludes kontraproduktiivsed, isegi kahjulikud. Keeleõpe on lõimumise tähtsaim vahend. Keeleõpe on aeganõudev, seda tuleb alustada võimalikult kohe. Tänan tähelepanu eest. Aitäh!